Nem. Nüüd me eelmine nädal just rääkisime sellest, et meie kurikuulus pizzade video läks kaotsi, ei jõudnud avalikkuse ette. Nii et nüüd on aeg uueks meie toiduvideoks. Issa, mul läks lähel ära. Seda vist nimetatakse YouTube'i keeli mukbangiks. Ja, mukbang. Henri ka kolistab taga. Tegelikult me vist teises osas ei rääkinudki ära, kes on Henri. Ei, vist rääkisime. Henri on meie bosside boss. Bosside boss. Bossman. Veel. No siis sa oled bossman. Meie bossman. Bossman on bosswomanit. Ja, bosswomanit ei ole, aga bossman on meiega, Henri on kaamera taga ja tema ka sööb, nii et meil on nagu... Ja joob mahla. Tähemalt joob mahla. Jah. Sest imelik oleks süüa mahla. Jah, absoluutselt. Ma ei tea. Mina tahtsin öelda, et täiesti see saade algab ülestunnistusega. Sellest ületunnistus on see, et mulle väga meeldib karjääristuudlus. Ma mõtlesin, et me peame su vangi panema peale ülestunnistust, aga nagu... Ma ei usu, et vangi on vaja. Aga... Võib-olla psühhiaatri haiglat. Võib-olla, sest et see on tõesti väga crazy koht. Kas ma soola saaks? Aga mul on väga kuulda nagu numbrites ka, et on nagu... Et ei ole nagu istunud niisama. Jaa. Nagu ütleme see, rääkisime siis siin sellest, issand, mu häälepaelad annavad ka otsad peale mu mõistuse. Me rääkisime sellest, et crazy on, aga see ei ole nagu halvas mõttes crazy, on see, et tööd on palju crazy ja tööd on palju crazy sellepärast, et Liise on oma tööd hästi teinud ilmselt. Nii et ma arvan, et see kõik crazy on tegelikult lõpuks kokku positiivne. Ja ta annab nii palju käetud kogemust, et uued projektid, uued inimesed, kõik täiesti selline uus looming ja et ma ei tea, mis sellest, no sellest me rääkisime ka, et sügist ootab tulla tihe, aga see on just äge, see on nagu... Ja, reaalselt nagu mul on 3 päeva puhkuseni ja mul tunne, et mul on 3 nädalat järjest tööd teha ikka veel. Mul on täna viimane päev. Ole nii vait. Meie ei ole Anna-Peli, aga me ei kohtu ka rohkem, sest et reedel oled sina täpselt siis, kui mind ei ole. Mina olen nagu peale lõunat. Ja. Ehk siis viimane päev koos olla, nii tore. Tegelikult on, me alguses mõtlesime, et reedel seda istumist teha, aga nagu tegelikult võib-olla on hea kolmapäeval, kuna see on nagu, meil on kõigil tööpäeval olnud selja taga, ehk siis me oleme kõik tegelikult natuke oma mõistuse kaotanud juba ja siis on nagu... Nagu iga päeva tööpäeval no nagu näha on, see pikk päev on selle taga, aga nagu iga tööpäeva lõpuks tahtsin öelda. Ja pluss see, et kuna ma ei tule homme küll oma tööle, siis mul on ka hea, et nagu ma saangi täna võtta hästi viimast päeva, vaata. Nii peab tulema veel nagu reede tagasi ja vaata. Just. Ja kuna me näeme ka 11 sel nädalal viimast korda, siis järgmise nädal ei näe üldse. Mis selle kleediga saab? Sellega. See oli Liise Kleit, ta ripub Henri selja taga. Oh dear, ma lasin elus esimest korda endale õmmelda lõpetamiseks kostüümi. No, käesärgid, värgid, valisin kanga, valisin nii-öelda sellise hästi julge värvi oranži ja siis meie siis kaua tuttav pidi tegema ja kõik liikus, kõik enam, käisin proovides 2-3 korda, kõik sujus. Ja, aga iga kord, kui ma sealt läksin, noh, nagu ikka, sa ei tea, mis see lõpptulemus on tegelikult. Sa ei kujuta ette seda. Ja küll õmbleja teab, te räägite, lepite kokku, aga sa ei tea tegelikult reaalsuses. Ja siis, kui ma eile seal käisin, siis ma vaatasin, et okei, et aga ta jäi kuidagi kummalist hoidnud, aga mõtlesin, et ma panen nagu ühe asja alla, et siis on nagu, ta tõmbab pingule ja on nagu hästi, Ja siis ma ka jõudsin, et see ei toimi. Siis ma vaatasin peeglisse 12:30 öösel ja siis mõtlesin, et kell oli 12:30 isegi. Ja mõtlesin, et täitsa lõpp. Et mul on, no täna, eilehtel see oli, mul on nagu kohe lõpetamine ja mul sisuliselt ei meeldi see, mis lõpuks kokku tuli. Aga ma vaatan, mul on enda sees tunne, et ma leian lahenduse. Ma olen veel optimistlik. Võib-olla see lahendus tuleb nagu minut enne 9 ja poodide sulgemist, aga alati ma homme ei lähe. Nii et. Aga see oli kohutav. Ja siis tänane hommik algas ka niimoodi, et mul ei tulnud soeg välja, mul oli üks lääts kadunud. Reast Liise tuli hommikul tööle sõnadega.
täna on kõige hullem päev. Ja siis see eskaleerus selleks, et meil on tegelikult naljakas, kuna see on lihtsalt nii nagu see info, mis me saame, on nagu nii naljakalt koormav juba, et me lihtsalt mingi naerame sellele. Ja ma arvan, see on üks kõige positiivsem viisi, kuidas ellu suhtuda sellise nagu huumoriga võtta ja lihtsalt taerda mingite lollide olukordadele. Nagu hommikune minu see puudri asi lihtsalt. Nagu mul on vähest 3 korda end sama puudri katki. 2 korda ma olen lihtsalt nagu olnud megatihane, täna hommikul lihtsalt, et aga on siis nii. Oota, aga mis sul seal festival, kus sa esimest käisid? Et Brit on staar. Meie oma staar. Meie oma staar. Mina ja Liise olime keskel kõige, tead lava on niimoodi separated, et seal on keskel veel see nagu lamapolitseinik. Me olime reast selle peal, me olime nagu kõige keskel, mis olla saab. Kõrgemal ka, eks siis. Jah, nagu me seisime selle peal, jah. Ja siis me mingi saadame videosid ja lõpuks me mingi Briti jammime seal. Seal oli küll väga huvitav see, et DJ otsustas juhtmete välja tõmmata. Ei, saad aru. Mis seal juhtus? Saad aru. Esiteks on see, et see on nagu meie tantsugrupi mingi needus, et iga kord, või no vähemalt enamus korrad on need, et kui me hakkame esinema, siis alati juhtub midagi muusikaga. Kas pandakse kiirenduse peal muusika, kas pandakse aeglase peale, slomo peale siis, eks ju. Või just see, et muusika sealt nagu kõik, ta ei tööta enam. Ja nüüd see, kui täpsamamoodi suur üritus, eks ju tegelikult, ja me teeme sellest kavast, mis käsab 3 minutit umbes, teeme siuke 30 sekundit ära. Ja muusika patt. Ma vaatasin, esiteks, ma nagu ma ei mäleta, kas sa nägid, aga ma olin nagu täiega elasin kaasa, siis see muusika lõpus ära, et mõtled, et oota, kas see pidigi? No neil... Ei, oota, ei lihe kuidagi edasi, kas peaks mingi uus muist olema? Ma alguses nagu adunud ära, et mis üldse toimub, aga siis ma saan aru, aga te tegite pärast sellise buumi või siis nagu keegi mäletanud. Ja minu meelest oli see ülihea, et peale seda, kui see oli sassi läinud, siis need kõik naersid, kui nad alustasid, nad kõik iitsitasid. Tegelikult see on positiivne emotsioon ju. Ei, mul oli see, et ma nagu teadsin, et meid ootab väga ränk kava ees, et nagu ma ei jaksa seda lõpuni never teha, eks ju. Ja kui ma nagu saan aru, et muusika läks kinni ja ma poseerin seal ees, et ootan, et nagu vaatan sama trendile otsa, nagu mida ma tegema pean. Kas ma pean ära minema, mis ma tegema pean, vaata. Sama mingi lehvitan mu lehvikud, mingi käed jumala surnud. Ja siis ma saan aru, et ma pean see kava uuesti tegema läbi. Eks see põhimõtteliselt nagu topeltöö ja ma lihtsalt nagu jumadan ja üks koht, kus me pidime mu sõbrannad või me trennikaasas siis tõstma ülesse, see hetke ma karjusin lava peal, et ma ei jaksa enam ja nagu ma rast tundsin, mul on veel 3 kava ees veel ja ma ei suutnud reaalselt nagu oh my God. Ja see oli lihtsalt õudne ja tegu ei olnud väikse üritusega, ütleme niimoodi, seal oli väga palju inimesi, oli nagu ikka rahvast täis, seal olid väga tuntud esinejad, nii et nagu tegelikult oli suur üritus ja ma arvan, et see on nagu väga hea saavutus. Mul lemmik osa sellest, kui Brit tantsis, oli see, kuidas ma olen Brit, see on Genka ja nad tegid niimoodi. Jaa, kas sa näid seda? See oli nii tore. Aga näed, ma vahetan siin kohad ära, eks ju, ma näen taha. Ja siis tuleb Genka. Oh my God! Laul Kuldi ja Genka, ausalt nagu. Täiega. Räägime tööst. Jah. See kauatud puhkus ongi ukse taga. Annabelle sõidab Saksamaale. Oota, stopp. Räägiks sellest Saksamaast. Ja puhkusest. Räägime tööst. Siis, see on ka hea vahepola siin. Mina eeldasin, et mul on puhkus. Siis siuke fun, eks ju. Saan oma sõpradega olla. Ja siis eile hakkasin aru saama, et mu 2 sõprad lähevad samal reisile. Ja minu nagu puhkuse ajal. Nagu nende, kellega ma igapäevaselt suhtlen nagu. Sa võid mu kassiga käia mängimas. Ja ma olin väga tege selle pärast. Sest et ma olin nagu mingi... Ühesõnaga, Saksamaale, tere tulemast. Ma võin sulle uue puudri tuua. Eelmises saates te rääkisite ka sellest, et teil on, et te käite nüüd 1 autoga tööle. Kuidas see sujund on? Ma otsustasin ei, sellepärast, et Brit oli nii negatiivselt meelestatud selles osas. Ja tead, et mul oli tegelikult täna vaja, ma lähen edasi nagu mitte enda autoga töö juurest, vaid ma lähen teise autoga edasi ja mul oleks olnud vaja tulla tegelikult. Ega ta ei kiruta ka mulle. Mingi muu autoga tööle, aga Brit oli mingi,
ei noh, kui me koos sõidame, siis me ei saa muusikat kuulata ja siis ma ei julgenud Britile kirjutada. Okay, nüüd vist jäi vaikuseks, ma panen muusika täiesti põhja, ma saaksin kuulata ja siis ta nagu mingi, tead, mis juhtus vahepeal või? Siis oli see asi, ma lihtsalt nagu mingi jäppele väiksemaks, nii räägi, mis oli. Tegelikult nalja. ja siis ma ei kirjutanud ja nüüd ma pean täna homme hommikul ilmselt rongiga tööle tulema, kuna ma jätan ilmselt autotöö juurde. See oli nii tige, sorry. Mul pole nädal, eks ju. Chill. Ja siis, kui ma seda ütlen, siis selle, kui te tähendab, see kohe tõde on. So. Ma ei võta väga palju asju isiklikult, aga nagu osas asju ma võtan kohe isiklikult. Ma vaikust. Pole hullu. Saate järgmine kord säästa poliitikat teha? Jah. No enam väga sealselt, ma lähen nüüd nagu koju. Ma ei ole ülehomme ega homme tööl ju. Ja. Ma mõtlen nagu peale... Ai, siis ma olen jälle kodus tagasi ka, nii et... Ära osuta mingi, et mingi... Kui pole kütust. Või see mingi muu asi. Ma räägin mul, kui pole kütust. Mul on auto katki tavaliselt. Meile saabus mustikaid. Aga kui me räägime tööst, siis täna see mainitud see suur projekt läks täna töösse ja suure projekti siis esimene siis podcast sai salvestatud. Ja see oli väga äge. Ma olen selle projektiga saatejuht ja siis oli kuidagi jälle kummaline uuesti taas kaamera ees olla ja kuidagi selline... Ma tundsin, et see kurnas nii meeletult, et kuigi sa nagu vestled, oled, naeratad, mõtled kaasa, siis see 40 minutit vestlust on nagu, võtab nii läbi, kui sa oled nagu 100% kogu aeg mõttega. Aga mõtle, kui sa oled 30 minutit, siis telefoni kõnes kogu aeg. No need meile meeldivad ka, aga noh, see väsitab ka veel otsa, on ju. Nagu me oleme ka vaata saatejuht Britiga ja mul on tunne, et peale episoodi on siis tunne, et sa ei oska midagi enam selle päevaga peale hakata. Nagu päev oleks tehtud. Ja see tunne on nagu minu meelest, nagu siis kui sa pead veel edasi tööd tegema, siis on nagu see eriti, et nagu mida ma nüüd teen, nagu, kuna see on nagu... Ma olen osa tulnud sellest, et kuna me tegelikult oleme paar episoodi teinud ju niimoodi, et me teeme õhtutest ja tööpäeva vaata. Et äkki selle vastus, kui tunne... Või viimasena tööpäevast nagu. Jah, just. Võib-olla siis on nagu tunne, et ma arvan, seda võibki jätta sinna lõpu poole, sest et minul näiteks niimoodi, et mulle meeldib koosolekud päeva esimeses pooles ära teha, eriti mis on sellised nagu olulised mingid kokkulepped. Fancy, mul pole koosolekuid. siis need nagu ära teha, sest et kui nad on nagu päeva lõpus, siis ta sööb mind terve päeva niimoodi, et mul on tunne, et ma pean igast nagu tunnis leidma hetke, et seda kuidagi ette valmistada. Kuigi võib-olla kõik on ette valmistatud, siis mulle meeldib see nagu kõik nagu hommikul ära teha, siis nagu pinge maas ja saab edasi minna. Aga salvest on hea, kui ta on nagu kuidagi lõpus. Laupäev tuleb Pushi ja? Push, PSH, ehk siis Brigitte Sonne-Hunt. Tegi oma podcasti juba siis natuke aega tagasi siin. Liise, et ei olnud siis veel meiega. Nii, see kõlab nagu, et ta oleks surnust üles tõusnud. Aga siis mina ja Brit olime põhiliselt selle peal ja Henri oli ka. Ja siis nüüd laupäeval on... Kas sa on valge plussi peale? Õnneks mitte. Okei. Veel mitte. Igatahes laupäeval on Priita ja Laura Valk jälle siin. Nii et meie seda ei näe. Laupäeval. See on see kõigile mitte nii tuntud paar, Priita ja Laura Valk. No ma ütlesin tema nimes juba pikalt välja, Laura oma ei öelnud. Aga Brigitte ja Laura Ma nüüd sain aru. nagu lihtsalt sellepärast, et ma ütlesin ta nime juba enne välja. Aga Brigitte ja Laura tulevad siia, meid ei ole. Henri saab nautida seda suurt energiat, mis Brigittele on. Mõtle, tema teeb nagu, kui meie oleme vaadanud seda üks nädala Brigittega siin, vahepeal siin lõunati on ju, täna jäi ka pooleli, nii et meil on midagi, mida lõpuni vaadata. Et see energia, mis ta ühe päeva jooksul teeb, nagu täiesti insane tegelikult. Ma ei viitsiks, ma jaksaks reaalselt. Ma teeks nii kiiresti ära vaata. Need on need inimesed, kellel on meeletu energia. Minu isa on ka selline, kes nagu ta võib hommikul 7 õhtu kell 11 telefoni lobiseda või inimestega suhelda, et, et tal on nagu nii meeletu energia ja siis... ma tean, kus sa oma energia said.
ma olen osa sellest saanud, aga mitte ka nii palju. võtke need mustikad mu käest ära, ma saan ära mõtlen nüüd. ma ei jõua, mul on alles kui mustikad on laual, siis ma olen see, kes ründab neid mustikaid, reaalselt konkreetselt ründab. vaata, kui hea, et meil nii palju neid on. ei, kas teadsite, et nagu minu meelest nimed, ma tean, nagu olen kuulnud seda lugu, mulle rääkis seda üks inimene, et tal oli klient, kelle nimi oli Anna Kirves. Oh my lord, kuidas see võimalik on? Need nimed tegelikult on väga palju reaalselt nagu. Või eesnimi Rögapert mehele. Jaa, seda ma olen. See on nagu jah. Mind kunagi hüüti Rögaperist muidu või? Ma ei tea, miks, kus see nimi tuli. Ikka nagu Rögapert tuleb. Mina, kui ma limonaadi joonis pärast räägin siin ka vahel, aga... Kusjuures rääkisid nimedes, minu isa tahtis mulle nimeks panna Oka Timmo. Emsi arvas, et Oka veits veider, aga paneme Oka Roosi. Ja pannes mul Roosi panna nimeks. Ja siis alguses mõte oli, see Emsi hakkas öeldagi mõtlema, ei, nüüd ma olen Oka Roosi Timmo, sest et äkki teda hakatakse koolis kutsuma ökaks. Imagine nagu, ma ei tea, kas see päris oleks juhtunud või mitte. Oka Roosi. Mul oleks täiega meeldinud see nimi. Ja nagu see on nagu Okas Roosi nagu. Jaa. Okas Roosike. Jah, aga nagu Oka Roosi. Aga imagine, kui ma oleks kutsunud, öka tuleb. See oleks nagu nii jube olnud, et ma olen asju väga targud. Aga Roosi mulle tohutult meeldib. Jaa. Mu perekonnanimi on eesti keeles Roosimägi, nii et... Wow. Nii aga. Jah. Aga rääkides sellest energiast veel, ma tahtsin öelda, et see nagu mingil ajal nagu mul ei olnud üldse seda, nagu ma olen nüüd vist selle maikuuga selle uuesti endas nagu leidnud selle mingi... See oli see kooli teema, mis sa rääksid just. Jaa, et nagu ma olin täiesti oma nagu isiksuse minust nagu ära kaotanud või selliseks kuidagi ma ei julgenud olla mitte kuskil energiale, mitte kuskilt mina ise ja siis sellega nagu see energia ka vajus nagu kokku, aga täna nagu kuidagi on nii palju asjad nagu tingimused ja kõik nagu keskkond parem, et seda energiat on ka palju rohkem seda kirge elu vastu. Ma kuulasin ühte podcasti ja neil oli nagu väide lihtsalt nagu enda tutvusringkonnast, et gümnaasiumis sul pole iseloomu. Nagu mitte nii otse, nagu kui see kõlab, aga nagu gümnaasiumis see koht, kus sa leiad ennast alles vaata. Et sa pole nagu päris täiskasvanud, sa pole nagu päris nagu lapsena, sa leiad oma kohta elus, kuna sa leiad seda, et mis on tegelik tõde sulle, mida su vanemad võib-olla sulle ei õpetanud, kuna muidu on kui lapsena, on see tõde sul, mis on su vanematel, on ju. Et gümnaasium on see koht, kus me oleme veel ei keegid, kuna me ei ole nagu veel enam nagu vanemate moodi, aga me ei ole veel enda moodi, siis me oleme nagu kuskilt seal vahepeal vaata. Jaa, täiesti, ma olen täiesti nõus sellega, et see on see aeg, kus me just nagu saame aru või arvame, et see on see, selle mina, aga kui see nagu, aga see muutub hästi kiiresti, see nagu kasvad. Ja minu jaoks hästi veider ka, et kui inimesed ütlevad, et kui sa oled vanemaks, siis aeg hakkab palju kiiremini liikuma. Ehk siis... Sama asja, Henri ütleb sama asja. Ja ma leidsin psühholoogiga 2 mõtet. Üks asi on see, et kui sa oled 10-aastane, siis 1 aasta on sinu elust 1/10. Kui sa oled 20-aastane, siis see 1 aasta on sinu elust 1/20, on ju. Aga teine asi, mis tekitab hullult selle efekti, et nii-öelda, kui sa oled noorem, siis aeg liigub nagu aeglasemalt, sest et selle 1 õppeaasta jooksul, ütleme september kuni siis nii-öelda mai, su elus nagu juhtub ülipalju ja sa arened ülipalju ja siis sul nagu tunne, et see tegelikult see maht võiks ära jaotuda nagu täiskasvanuna palju pikema aja jooksul, aga et ma järsku mõtlesin, et ma ütlesin, et ma ei saa, et mu nagu aeg ei liigu üldse, et ma olen juba 20 varsti, et kuidagi see ja see, et kõik liigub nii aeglaselt, aga ma saan aru, et see 1 aasta on nii väikse mahuga, et asjad ei muutu niimoodi, sa oled juba vaikselt nagu välja arenemas ja sul on nagu, sa ei vaheta klassi iga aasta, sa ei vaheta seltskondiga mingi aja tagant, et nagu ja selle tõttu kuidagi tundub, et kõik on loogiline jutt või? Henri räägib, mis meid ees ootab, et põhimõtteliselt sul hakkavad aina lihtsalt ajaühikud ära kaduma. Alguspäevad, siis nädalad, siis kuud. Et sa elad õpilasena hästi selles nagu 1 päevas, mul on praegu siin tunnid ja mul on homseks need kodutööd, aga siis sa nagu, näiteks kui ma tulin siia tööle, siis mu eesmärgid on nagu nädala peale, mitte ainult päeva. Ehk siis see ongi nädal on justkui 1 päev, kus saab mingid asjad tehtud. Ja siis juba lähevad kuud ja ja samas mõtle, kuidas sa muutud ka, kui sa oled nagu lapsem, on ju. Nagu, kui ma mõtlen selle peale, nagu reast lapsem,
8. klassi lõpp, kui ma vaatan endast pilti, ehk siis ja 3 kuud hiljem, kui ma läksin 9-ndasse. Saad aru, et mu... Tohutu muutumine. See on nagu tüdrukutel tegelikult ei muutu nii ruttu, on kui poistel. Aga nagu minul oli jõhker hüpe, jõhker. Nagu sa muutud juba ise nii kiiresti nagu välimuse ja inimesena, et see on nagu ebanormaalne. Just. Meil oli eile live, poole aasta viimane. Eile? Muidugi eile. Ei olnud reedel, eile oli. Ja see, nagu peale laivi mul oli sama tunne, nagu oli peale podcasti. See mustikas seal valgesärgi peal. Sul kukkus üks päriselt nagu maha ka. Või sülle kuskile, vaata, et sa seda lihtsalt katki ei tea valgesärgi peale. Igatahes, nagu mul oli sama tunne nagu peale podcasti on see, et ma olin neid ekraane vaadanud 2 tundi ja ma unustasin ära, et mul on sinisvalgusprillid, et võib-olla oma peavalu kaitsta või ennetada seda. Ja siis ma olin seda 2 tundi jüllitanud ja siis pärast on see, et kuhu ma nüüd vaatan. Vaata, ma võiksin lihtsalt seina vaadata, lihtsalt olla. Nagu see lihtsalt on mingi teine tunne, ma ei oska seda isegi kirjeldada. Filmimistega ei ole niimoodi, aga nagu vähemalt kõik läks sa oled sujuvalt. nii keskendunud sellesse, et nagu... Ja pluss aeg läheb tegelikult väga aeglaselt. Nagu minu meelest muidu läheb aeg nagu okeilt, on ju. Aga see laivi ajal, see läheb üliaeglaselt, aga kui sa oled nagu, su aju on nii keskendunud, siis nagu mingi hetk su ajataju kaob täiesti ära, sa lihtsalt nagu mitte midagi, nagu ma ei mõtle mitte midagi, ma ei ole mitte midagi, nagu täiesti selline, nagu täiesti nagu, ma ei tea, see on lihtsalt, ma ei tea hetk, no. Selle nimi ongi ma ei tea hetk, sest et mitte midagi ei tea nagu. Ja siis seal ma olin nagu, pärast oli siuke tehtud. Ja siis on jälle see, et mida ma nüüd teen. Kuigi siis oli juba põhimõtteliselt varsti tööpäeva otsas. Kuidas sinul see Brit laivi pool läks? Või kuidas sul meeldis? Ühesõnaga vaatasin lõpptoodet. Et oleks ikka kõik teistele, mis välja läheb, on ikka ilus. Ise kui nagu, kui me vahepeal seal nagu stuudio poolel, siis tegin nagu Instagrami jaoks mingi materjali, siis oligi see, et mul kogu aeg kõrvaklapp oli kõrras. Kogu aeg kuulasin. Ja siis Henriga vahepeal küsis, oota, kuidas sa kuuled? Sul on see kõrvaklapp kõrvas kogu aeg. Nagu Brit käis ringi vaata, et ma kuulen, vaata. Kuidas sa kuuled? Aus küsimus. Aga muidu, ma ei tea. Nagu iga live ikka. Okei, võib-olla nüüd seekord oli see, et meil oli ka nagu kuulajad, vaata. Et otseülekannes inimesed, kes kuulavad nagu otseülekannet, et on ikka nagu koha peal inimesed. Ei! Räägime popcornist. Ma eile pidin ära lämbuma siia kööki, sest et Hendri oskab popcorni teha. Mis asja? Hendri käis popcorni ära. Siin oli jõhker popcornikas, mina ei tundnud seda. Teed kärsa haisu, kasi nagu midagi kõrbeks. Ma tulin esmaspäeval tööle, ma teadsin, et Henri on seda teinud ja ma olin nagu fine, on ju. Noh, ikka juhtub, on ju. Ja ma tulin sisse ja ma olin nagu, oi, Liise võttis värske kohvi kaasa. Siis tuli meelde, et see ei olnud Liise kohvi, see oli popcorn. Oh my god. No mõtlesin, et Liise käis all coffee shopist läbi ja võttis kohvi endale. Tuli välja, et see ei olnud. No onu all pakkus ka just teile popcorni. Küll mitte minule ja Britile, ainult Hendrile. Jaa, ainult Hendrile pakkus. Oh my god. Ma just vaatan pealt mingi, okei. Ma vist ei saanud aru, ta kutsus kõiki. Tegelikult ta kutsus kõiki, jah. Minul esiteks on kapetsus, ma ei saa lihtsalt niisama minna mingit toitu võtma, on ju. Ja minul on lihtsalt see, et kui ma võtan ühe ampsu, siis ma söön terve burgi ära, nii et terve kausi võtab, see nagu musikatega. Üks amps tuleb, see on tühi kohe nagu. Tal on kartulikoti täis maisi. Ja sa võid rääkida sellest, kes on ohus. Ei, me tegelikult eelmine episoodi lõpus hakkasime rääkima, aga siis oli juba ka episood läbi. Meil on all ülivahva onu. Joo. Mina alati ta vahepeal küll ei tee ust lahti. Äkki teda ei ole seal lihtsalt, vaata selle. Aga vaata, kui ma lähen või tulen, siis ta niimoodi, hei! See Liise, see tegi seda. Siis mul tuli meelde, kuidas Liise mitu korda mulle täna tulnud niimoodi. Tule siia lähemale. Ei, ma ei julge. Tule lähemale, teeb lihtsalt nii. See on nagu Liise tegelikult, päriselt nagu. Ma nagu... Siis ühe korra ma tahtsin talle vastu teha ja siis ma ootasin mega kaugel, nüüd tegi seda.
siis ma hakkasin pöörama. Tahtsin teha. Ja siis aga ma ootasin ja vaatasin seal. ta lootusel vaatas edasi, mis ma teen. Ma täna mitu korda, mingil hetkel lootusetult vaatasin üksteile otsa niimoodi, et no jumma ja mis me teeme. Siis ma läksin pahaseks natuke, siis ma nagu... No ma ei tea, tega hammustatud teisi vahepeal. Aga mul oli väiksen eriti, kui ma olin väike, ma mäletan, et kui mulle midagi nagu oli väga nagu meeldis või oli sümpaatne nagu just mänguasi, vaata. Siis ma olin kogu aeg nagu mingi, tahaks selle katki kallistada või nagu, mul on siuke... Mul on Oonaga nii praegu kogu aeg. Ja see viha või nagu, ma olen kuulnud sellest, see on nagu viha väljendamine ja armastus või nagu mingi selline, et sa oled põhimõtteliselt nii väga nagu näiteks mingi, mul on mingi enda kaisukas nagu väiksen oli, mis mul väga meeldis. Sa oled nagu, sa ei suuda seda ära väljendada ja siis, kui sa suuda midagi ära väljendada, siis sul tekib viha. Okei. Ja siis sellepärast, kui sul on nagu mingi loom väga kallis, siis tahaks ta lihtsalt katki pigistada, aga sa loomulikult ei tee seda vaata, aga nagu see tunne lihtsalt tuleb sellest, et nagu sa ei suuda seda armastust ära händalida ja siis sul tekib viha. Ja, minul on ka sipiga nii ja see on nagu eks ole. Siin ta elustab mu kätt näiteks. Sest ta nagu, ma demonstreerin, kuidas tegi seda, oota. Anna siia oma käsi. Ta nagu kägistas niimoodi, vaata. Nagu kägistab inimest. Ja siis ma nagu olin nagu surnud. Ja siis ta nagu võtab kinni, siis ta nagu pumpab südame tööd, vaata. Ja siis järsku nagu ärge veel aru. My thing lihtsalt. Kui me räägime Oonast sipist, võiks nende pildid ka panna ekraanile. See, mis ma tegin setid, mis me panime oma lockskriini peale. Ja siis fun fact, minul on siiamaani see pilt. Annabel on ka see pilt ikka, aga Liise pole seda pilt enam. Kas sa panid see pilt ei, sinna? Ma ei jõudnud ka selleni. Vaata, mul on küll su koerast nõunud, et taustapilt, eks ju? Arvuti taustapiltidest räägime siis. Mul oli väga kole koer seal. Ma kardan meeletult koeri. Nagu meeletult. Nagu mitte suurkõrvadega. Mitte nagu väikseid koeri, aga ma kardan tegelikult nagu siukseid suuri koeri. No, ma ei saa öelda meeletult, issand, ma pajustasin selle nii üle. Ma pelgan koeri. Ja mul oli taustapildiks koer. See oli üliirooniline. Ja ta oli ülikole koer nagu. Ta on selline väike ja suurte selliste kõrvadega. Ja ta oli ülejäänud kiilakas. Nagu peale nende kõrvatuttide. Ja see oli väga veider pilt. Ja tal oli nagu suu ka veel mingi siis see oli nagu veel veidram. Ja siis Brit tegi editi, kus on siis minu Kiisu, Briti koer ja Liise Sipi. No, ka koer. Mulle võttis see nagu jah, see nimi seal. Minu Kiisu, Briti koer ja Liise Sipi. Ta on mingi segasooline. Ja ma tahaks nii väga oma kassi siia. Ma tahtsin just rääkida sellest, et ma esmaspäeval Millal Oona meile külla tuleb? Mul oligi need, nagu tegelikult on nagu see, et ma tahaks, et siis alles tuua, kui ta nagu pissimine täitsa korras on, vaata. Okay. Aga tal on õnneks see, et ta on nagu võõras kohtades ta ei tee seda asju, vaata. Aga kes ma ei taha siin tuua koera, kui ta ei ole kinda selles. Aga esmaspäeval ma olin nii kaugel, et ma lihtsalt nagu, ma võtan su kaasa. Mul suva. Nagu ma olin pool päeva anyway, vaata. Ja ma olin nii kaugel, ma olin lihtsalt nagu ukse juures, ma nagu, mida ma teen, kas ma võtan su kaasa? Ei, ma ei saa seda kaasa võtta, see äkki pissid kuskil äkki juhtme peal või ma ei kujuta ette, aga ma tahaks ta nii väga kaasa võtta, ta oleks nii tunnu. Ma nii, nagu ma arvan, mul oleks ka Kiisu häppi, aga nagu märkasin esmaspäeval selle peale, et mu telefon oli pool nagu akut ainult sellepärast, et mu kassile meeldib juhtmeid tõmmata. Ja siia mõtle kedagi tuua, kelle meeldib juhtmeid tõmmata stuudiosse, kus on ainult juhtmed. See oleks nagu mingi reaalselt... Katastroof. No kui me tahaksime põhimõtteliselt putka pärast seda kinni panna, siis nagu võib olla, aga ma ei usu, et me tahame nii, et see pigem mitte kunagi. See on huvitav jah, et nagu kõik hoiatasid mind sellega, et tahad, joo, ole valmis, et su koer hakkab juhtmed närima. Mu koer ei näri juhtmeid. Minu koer ka. Sülita üle õla 3 korda. See hull aega on ootab mind veel ees. Tegelikult praegu ta saab 4 päeva pärast saab, ei, valatan, jah, 4 päeva pärast saab 5-6-ks. Minu sipi sai vahepeal, täna on meil juba siin juuni lõpp, tema sai juuni alguses 7 aastaks. Brit, oota, ma räägin selle ära, siis Brit ostis valvekaamera koerale ja nüüd me oleme üliinvested 3-kesi, mida ta teeb seal. Mida ta sööb esiteks, siis mida ta hetkel teeb. Ja no ta oli nagu elutoa laua peal lihtsalt
siuke väike queen äkki tahab lauljaks saada, see on ta lava praegu . ma ei tea , ebanormaalne tšikk lihtsalt . mul on teile pakkumine , mida me edasi teeme peale seda . nii . meil on kapis Monopoly , ma tahan teid võita . ma ei oska ma mängiks , aga see kestab 3 või 4 ma tundi . vihkan mänge mina . võidan rohkem . ei . jaa , nagu Ei neid vihka, lauamänge , nagu ma mõtlen , et Ma sa pead nagu armastan nuppudega käima , lauamänge. mingi mõtlema ja rahaga , ei , ma olen nii hullu . tore , mulle nii meeldivad lauamängud , ma isegi ei mäleta , ma kunagi olin Monopoly suur fänn . ma kogu aeg rääkisin suguladele mingi , et et palun lähme mängime , issand , okei , vaatasin kuna mind , okei . ühesõnaga , et kõik olid nagu mingi ei , ma ei viitsi , vaata , nagu lõpeta ära , see on mingi jumala halb mäng , see võtab nii kaua aega , mis iganes . ja siis nüüd mul praegu see , et ma mõtlen nii ammu mängida , ma ei oska enam mängida seda ja siis ma tunnen seda väga lollina , sest et ma kunagi ei võida . ma pole mitte kunagi võitnud üheski mängus . Fun fact , mitte aga kunagi . mängu ilu , minu näiteks 8-aastane , täna enam 8 , issand jumal , 13 . väike vend on mulle 2 korda Monopolis nagu 2 järjestlikult mängu pähe teinud , mis olid mingi paarikuuste vahedega . ja mõtlesin , et kiitsin alga , mõtlesin , et mingi õhtu teeme . teeme . sina löö lahti tantsid . võitja , oot , kaotaja ostab võitjale lõunaks süüa . lõunasöögi Oh, fuck. Woldist . oh fuck , okei . ma enam ei taha tagama , palju mängida . mul on hea meel , et ma selle stiili sa sai võtnud . ma Pääsen armastan sellest. võitmist . issand jumal , sellest tuleb sõda . ma võiks hea meelega kohe juba naabrile anda see raha , nagu , kus ma tean , ma nagunii kaotaks nagu konkreetselt , isegi ei viitsiks nagu . okei , lähme mängime . jep . meil on bussi osaga vaatamata palju või ? aa jaa , ja seda vaatan taustaks . jah . kas sa vaatad ka meelega Brigitte Susanne Hundi meil on pool vaadatud , nii et üks nädal ? pead mõistma kuidagi . sa pead kahjuks hakkama poole pealt . ma tean , et see sulle raske , aga . ai , Davaiks . okei , kuule järgmise korrani . Bye! Bye . Bye .